enne vaktsiini tegemist mu tervis oli väga hea, mul ei ole olnud nagu mingeid köhasid ja nohusid mitu-mitu aastat ja üldse nagu tervis oli korras, aga peale seda vaktsiini nagu hakkasid silmadega, nagu selle parema silmaga hakkas probleem. Et varem nagu enne oli mul silmanägemine täiesti 100%, ma nägin seal silmakontrollis, et kõige alumised read ära, aga nüüd ma paremast silmast enam ei näe nagu lugeda neid ridu seal. Nüüd ülemisi on ka nagu raske vaadata, et peab ikka pingutama. Vasak silm õnneks on 100% korras, et mul lihtsalt vedas, et ühte silma ainult lõi. No selle vaktsiini ma tegin sellepärast, et saaks liikuma, sest igal pool hakati seda koroonapassi nõudma ja siis kodus ka räägiti, et vaktsineeri ennast ikka ära, et siis sa ei jää kinni kuskile, et saad näiteks kinos ja ujulas ja kohvikus käia ja kuna mul on väike laps ka, siis nagu temaga ilmselgelt on vaja mingi hetk hakata lasteaeda harjutama ja mingid huviringid ja asjad, aga kui nagu mind ei lasta sealt uksest sisse, siis jääb ju temal käimata selle pärast. Mind ei hoiatatud enda kõrvaltoimete eest eraldi, et seal oligi, et vaktsineerimisaeg pandi, sa läksid kohale sinna A. Le Coq'i spordihoones, sulle tehti see esimene süst ära ja siis pandi järgmise süsti aeg ka kohe. 2 päeva peale esimese vaktsiini saamist siis tekkis parema silma kohale närvivalu ja peale seda kohe nagu tekkis see sügelemine ka. Ma nagu esialgu ei pööranud erilist tähelepanu, sest ma arvasin, et äkki on lihtsalt stressist peavalu või midagi. Aga see nagu ei läinudki mööda ja see silm läks siis mul punaseks ka veel ja siis mulle juba öeldi, et mina arsti juurde. Ja seal juba öeldi, et on tugev põletik, aga millest ja miks seda põhjust nad ei suutnud seal nagu tuvastada kohe. No ta oli siin ühe koha peal ainult nagu mingi valutorgitena, umbes nagu sul nõelaga ma tulen ja torgin sulle kogu aeg ühte kohta pidevalt. Umbes saane tunne on. Kui ma peaksin 10 palli skaalal seda valu ütlema, siis ta oli selline 8-9, ei ole eriti nagu meeldivne. No mul järk-järgult läks see nägemine järjest udrusemaks. Nagu mingi hetk, et kõik oli udus ja siis ma nagu üritasin nagu vaadata vahepeal niimoodi, et nagu kontrollida seda paremat silma, ma panin vasaku kinni ja vaatasin nagu ringi ja siis ma sain aru, et kõik asjad on nagu udused ja proovisin filmi teksti telekas alt lugeda ja ma ei saanud lugeda seda teksti lihtsalt, sest ma nagu ei eristanud seda ära, see oli lihtsalt nii udune. Et see silma välimus muutus niimoodi, et ta läks mul järjest punasemaks ja siis lõpuks ta oli mul paistas ka veel. Ja siis seal EMO-s mulle kirjutati kohe erakorraliselt silmaarsti juurde saadeti ja seal öeldi ka, et on tõsine põletik ja siis nad üritasid seal aru saada, mis viga on. Mulle tehti kõik võimalikud terviseuuringud ja vereanalüüsid ja asjad, aga kõik oli negatiivne, ühtegi põletiku näitajat kehas ei ole, mitte midagi, täitsa null. Muud tervisehäda, oleks siis mingi köha või nohu ka olnud, aga toda ka ei olnud. Ja siis arstid olidki seal nagu kohmetud, nad ei osanud mitte midagi teha esialgu, siis nad ikka üritasid seal uurida ja puurida ja nad lõpuks kirjutasid mulle ühe ravimi, tabletid, et ma pean võtma nüüd neid, siiamaani võtan ja et ravisid selle põletiku välja. Ja siis peale seda nad tegid mulle mingi aja pärast selle vitkretoomia, klaaskeha eemaldamise operatsioon, narkoosi all tegid, nagu lõikasid selle klaaskeha, võtsid mul silmast välja. Ta oli nagu neid põletike rakke nii täis, et seal polnud enam mingit teist võimalust, et need võtavad selle ära. Kui poleks operatsiooni tehtud, siis mul lihtsalt olekski see põletiku rakke täis silm praegu nagu peas on ja ma ei oleks saanud nagu seda järgmist ravisammu nagu jätkata. No see silmanägemine läks mul veel udusemaks ja siis 2 korda arstid süstisid mulle ravimit otse silma ka. Nagu selle musta osa kaudu nagu nõelaga otse süstisidki mulle hormoonravimit silma, et põletikku alla suruda. Sellel hetkel, kui ma nagu sain need analüüsida tulemused, kus mulle kõik tehti, et ühtegi põletiku näitajat kehas ei ole ja nagu mitte midagi ei näita, et mingi probleem oleks, on ju, ja kuna mul varem olid nagu silmad täitsa terved ja just kohe plaksust nagu peale seda vaktsiini nagu tekkis, siis mul tekkis nagu see seos ka, et on sellest vaktsiinist äkki. Ma rääkisin seda arstile kohe siis, kui ma nagu need analüüside tulemused, mis nad tegid, kätte sain ja arst nagu
ta ei lükanud nagu täitsa ümber seda, et see võib nagu vaktsiinist olla, ta ütles, et see on täitsa võimalik, et on vaktsiinist. Ja noh, kuidas ta nagu reageeris, noh, ega ta kuidagi nagu eriliselt ei reageerinudki, sest tema nagu üritas kohe hakata tegelema sellega, et seda silma päästa nii palju kui võimalik on. Mina arvan niimoodi, et need arstid ilmselt pole sellist kahjustust nagu varem näinud, nagu mul on ja ilmselgelt nende jaoks on see olukord ka uus, aga nad tahavad nagu parimat ja aidata nii palju, kui nad saavad. Nad saavad nagu sellest ka aru, et ma olen hirm, et ma ei julge rohkem mitte ühtegi vaktsiini teha. Silmaarst ütles mulle niimoodi, et täiesti pimedaks ma nagu ei jää nagu mõlemast silmast, aga paremat silma 100% korda ka enam ei saa. No minuga on nagu tegelenudki ainult 2-3 arsti Tartu Ülikooli kliinikumist. Kalev Nõupu, tema mind opereeris ka ja ravib nagu siiamaani ja siis kui ta saatis mind infektsioonisti juurde, et ma saaksin seda paberit, et mul on see vaktsineerimine nagu vastunäidustatud, siis tema ka nagu nägi ära, et mul on nagu probleem ja ta ütles ka, et on vaktsiinikahjustus, aga et nende ettekirjutuste järgi ei ole piisavalt tõsine kahjustus selleks, et mulle anda paber, et mulle on vaktsineerimine vastunäidustatud. Ja kui ma küsisin, et kuidas seda paberit saab, nagu, et mis probleem siis peab olema, et seda paberit saada, siis mulle vastati, et nad ei soovi kommenteerida. No peale esimest vaktsiini mul lükati ju selle teise doosi saamist edasi, nagu, et mul ravivad nüüd selle põletiku äkki välja ära ja siis teeme nagu selle teise süsti. Aga peale teise süsti saamist läks asi veel hullemaks mul. Arstid on minule öelnud 3. süsti kohta, et see on minu enda valik ja nad saavad aru, kui ma otsustan seda mitte teha, sest probleem on tõsine. Infektsionist ütles mulle, et mul ei ole vaktsineerimine nagu nende arvates vastunäidustatud, et ma võin 3. ka teha nende arvates, aga ma ütlesin, et ma kindlasti ei tee, sest keegi ei ole ju nagu julgenud päriselt nagu tunnistada, et see ongi sellest vaktsiinist. Terviseamet jah, saatis mulle meili ja ütles, et tegemist on tõsise reaktsiooniga ja et on vaktsiinikahjustus. Aga nagu rohkemat keegi midagi ei olegi nagu teinud. Ravimiametit ma üritasin ka siin üks päev kätte saada, et küsida, et mis nüüd saab siis, et mis edasi saab, aga nad ei võta torugi, kui helistada, et see on selline kummaline olukord minu jaoks. Minu mõttemaailm on praegu see, et kui ma oleksin teadnud, et see vaktsiin mulle niimoodi mõjub, siis ma kindlasti ei oleks seda teinud. Ja no loomulikult, kui mul see probleem tekkis, siis esimene oli mul hirm, siis tuli nagu kurbus ja siis oli nagu viha sellepärast, et nagu see ei tea kust kohast nipsust tekkinud vaktsiin nagu niimoodi inimestele sisse süstitakse, sest neid kahjustuste lugusid on ju veel. Esialgu mul oligi suur hirm, et ma jäängi nüüd sellest paremast silmast täitsa pimedaks, aga silmaarst nagu ütles mulle, et nad üritavad teha seda, mida nad saavad, et mul mingigi nägemine alles jääks. See natukene rahustas, aga nagu kui ma pidin näiteks oppidele minema selle silmaga, siis nagu mul nagu tekkiski paanikahoog seal haiglas kohe. Ma lihtsalt istusin ja nutsingi seal nii kaua, kui nad lõpuks andsid mulle seal rahustit, et nad saaksid opi ära teha. Mina arvan niimoodi, et selle süstiga on nii, et nad oleksid pidanud seda ennem uurima rohkem ja nagu katsetama, ma ei tea, kuskil laborites, mitte et lihtsalt, et vaktsiin tuli, et süstime kõikidele ruttu sisse ära, et siis saame äkki selle pandeemia kontrolli alla. Et tegelikult nüüd see jama on kohe 2 aastat kestnud, see koroonapandeemia. Inimesi süstitakse sisse, kellel tekib kahjustus, kellel veab, et mitte midagi ei juhtu. Ja nagu minu meelest on selline asi nagu täiesti lubamatu, mis praegu toimub, sest tegelikult me ei ole ju pandeemiast nagu või sellest koroonast lahti saanud, see jääb meiega eluks ajaks. Ja need nakatumisnäitajad, mida nad siin iga päev ette toovad, need ei ole langenud ju. Et nagu milleks? Ma ei näe mõtet sellel vaktsineerimisel ausalt öeldes.
käisin 7. märtsil nüüd uuesti silmaga operatsioonil. Nad võtsid mul silikoni silmast välja, asendasid gaasiga ja siis panid silma ümber ühe mingi sellise silikonist rõnga moodi asja ka, mis mul seda silma nagu paigal hoiaks. Ja nüüd hetkel mul on sellest operatsioonist taastamisperiood ja kui ma olen nagu taastunud sellest, siis on näha, kas see nagu aitas või midagi, sest praegu on mul niimoodi, et mul oleks nagu hästi suur luup selles paremas silma sees ja kõik asjad tunduvad nagu hästi lähedal. Aga selle operatsiooniga on ka niimoodi nüüd, et ma pean jälgima, et mul see silmavõrkest lahti ei läheks, sest kui see lööb mul lahti, siis ma pean uuesti kohe erakorraliselt opile minema. Ma tulengi selle kehva silmanägemisega täpselt niimoodi toime, et kuidas ma ütlen, ma lihtsalt nagu üritangi sellega leppida ja mul vasak silm ilmselgelt saab siis suurema koormuse ja elangi päris selle ühe silmaga nüüd. Kui mul veab, siis ma pärast hakkan selle paremaga ka nagu natukene midagi nägema veel. Ma arvan, et nendest vaktsiini kõrvaltoimetest peaks rohkem rääkima ja et enne kui inimesed lähevad üldse vaktsineerima, et nad laseksid endale täieliku tervisekontrolli teha üldse enne, et kas nad üldse võivad nagu seda vaktsiini endale teha, et need inimesed, kellel on näiteks kaasuvad haigused, et kas neil, et kuidas see nende kehale mõjub või nagu see peaks väga-väga kontrollitud asi olema, mitte nii, et lihtsalt süstime sisse, peaasi, et tehtud on ja et on vaktsineeritud. No minu perekond on niimoodi reageerinud, et neil on loomulikult kahju, et niimoodi läks mul selle silmaga selle vaktsiini pärast ja nad nagu igati üritavad nagu toetada, et saame nagu hakkama ja et ära mõtle selle peale, et elu läheb nagu edasi ja ära ela minevikus. Aga ega nad rohkem midagi muud teha ei saagi. Ma lihtsalt olen öelnud nagu, et ma loodan, et ma olen nüüd õpetuseks inimestele, et need nagu 100 korda mõtleksid enne järgi, kui nad midagi teevad.